Kui keeruline objekt see teile kui arhitektile, selle maja välimuse, selle maja hingeloojale, kui keeruline objekt see oli? See objekt ehk võib-olla nii väga keeruline ei olnud ehk ehituslikult, aga planeeringu seisukohast oli ta suhteliselt keeruline sellepärast, et siin on mitmed funktsioonid vaja kokku viia ja hoone võib-olla selles mõttes on kulukas ja keerukas, aga midagi parata ei ole, tänapäeva seisukohast lähtudes tuleb selliselt teha. Eks meilgi oli pea murdmist ja peale konkursi võitmist projekteerimise käigus sai selgeks alles tegelikult selle keerukuse aastaga, ega me alguses hüppasime nii tundmatult niimoodi vette ikkagi. Tähendab, väliselt on ta sarnane, see oli üks nõue meile, et me peaksime säilitama enam-vähem sellise ilme, nagu ta siin oli. Võib-olla see ühest küljest tegi natukene töö keerukamaks, et me peame nagu jälgima mingisugustki hoonet, mis on juba kunagi olnud ja alati tahaks nagu omalt poolt ju lisada, et mitte lihtsalt kopeerijaks jääda. Kõik me teame ilmselt selle hoone niisugust kurba saatust. Siin oli päris tugev põleng, kus sai inimesi hukka ja tänu sellele meie tuletõrje kooskõlastus oli mitmeetapiline. Alguses oli kõik normaalne, tegime projekti ju, mis tuletõrjele sobis, aga hiljem oli veel ühte-teist tarvis ümber teha, et seda ohutuse osa, just selles hoones ohutuse osa tõsta võimalikult kõrgele, et ei korduks jumala eest seda, mis siin kunagi on juhtunud ja arvestades sellega, et tegemist on ju puuetega lastega, pole tähtis lastega või täiskasvanutega, aga nende inimeste liikumine sellisel puhul on ju tegelikult väga, väga piiratud ja tuletõrje soovitusel me muutsime hiljem natukene projekti, mis teeb selle hoone kindlasti ohutumaks. Aitäh kõigile teile, tänu kellele me saame täna siin selle ilusa maja valmimisel olla. Aitäh neile, kes plaanisid ja otsustasid, aitäh neile, kes projekteerisid, ehitasid ja loomulikult kõige suurem aitäh neile, kes sellest majast selle õige sisu teevad. Linnakodanikud. 7 years ago, 1996. Eraisikutega, tegemist oli juriidiliste isikutega. Karin? Valis veel? Sinised käed. No ma võtaks selle rohelise punasega. Millest teid sõna võtja veel? Pinsileikamine võib alata. Aplaus. Ja ma usun, et paljudele on see nii-öelda mõtlemisainet, et ka sellised inimesed, kes me oleme siin kas ratastoolis või lihtsalt, kes ei saa muud moodi liikuda, et me oleme tegelikult päris suure kunstioskusega. Ja omalt poolt soovin üle anda ka selle pisikese maja, mis ma olen teinud mingi 3 kuud juba.
palju ümbermuudatusi, aga siiski on ta valmis saanud. Joo, see oli nagu plaanituppa. Vaat siis oli küll nagu siin minu tuba, aga nüüd enam siin ei ole minu tuba. Nüüd on seal noortekodu. Kus see voodi oli? Jaani Vehepood. Siin oli. Ja see raud oli kunagi siin lastekodus. Oli lastekodus. See oli Jaani tuba. Jaani tuba. Jaa. Kuidas siis olete majaga rahul? Mis kõige enim rõõmu valmistab selles majas? Majaga on väga rahul. Eelkõige maja ilus. Ja rahul oleme ka sellega, et maja on ikkagi jätkumaja eelmisele majale. Et selles mõttes, et inimene, kes on vahepeal 3 aastat siin mitte käinud, ei saagi aru, et vahepeal ei ole siin maja. Maja on ilus, maja on läbi mõeldud, aitäh arhitekti Valeri Valkerbergile, kes oskas seda asja täpselt ka nii ette näha, nagu vajavad puudega lapsed. Maja on väga moodne, innovaatiline, täis igasuguseid tehnilisi vahendeid ja piltlikult võib mäntida seda, et maja on juhitav täiesti arvutipõhiselt. Et tublil ja nutikal haldusjuhil on see maja arvutipõhiselt juhitav ja väga võimas väljakutse. Enam ei ole tegemist mitte klassikalise lastekoduhoonega, kus lapsed sees elaksid, vaid tegemist on nüüd siis teenuste majaga. Selle maja koosneb 3 tiivast ja igas tiivas saab olema toimetama erinev teenus. Ühes tiivas saab olema toimetulekukool puuetega lastele, ühes tiivas tegutseb, õigemini hakkab tegutsema lasteaed puuetega lastele ja 1/3 tiiva siis rehabilitatsioonikeskus puuetega lastele. Et alates sügisest siis sellise eesmärgiga me täna töötame ja alates sügisest siis hakkab see maja sellisel kujul siis tööle. Kui palju siia majja lapsi mahub? Mitmele lapsele see on maja mõeldud? Iseenesest puht praktiliselt seesama toimetulekukool, koolis saab olema 11–15 last. Puuetega lasteaeda mahub 12 last, reaalselt saab olema arvatavasti 9 ja rehabilitatsiooni pool siis vastavalt sellele, kui suur on teenuste vajadus, sest see rehabilitatsiooni pool ei vaja nagu kohapõhist. Et rehabilitatsioonikeskus, et rehabilitatsioonikeskus ei vaja kohapõhisust. Aga jah, et kui me arvestame 15 ja veel siis nagu 12, siis võib arvata, et circa 30 last iga päev siin majas hakkab siis nagu tegutsema, pluss siis kui võtame rehabilitatsioonikeskuse, kus võib ka arvata olla 2, 3, 4, 5 last, siis 30-35 last kõrgperioodil see maja siis hakkab teenindama või teenuseid osutama. Lisaks tuleb siia nüüd ka lõpuks lastekodu administratsioon, kellel täna puudusid tööruumid ja sellised puudus tänapäeval töökeskkond. Vastvalminud maja on juriidiliselt nüüd Haapsalu linna käsutuses ja omand. Kui suure osa linna eelarvest see maja hakkab endaga siis siduma või nõuab? Me tahame selle suurte võimalustega maja väga hästi tööle panna ja loodame, et linna eelarvest nagu siia raha loodame, et üldse äkki ei tule. Aga esimesed aastad ma arvan, et ikkagi mingi väike osa võiks nagu tulla. Aga me oleme valmis, meil ei ole see probleem. Haapsalu on ikkagi ju sajandeid võiks öelda inimeste linn, kes vajavad abi ja see maja nüüd viib jälle selle abi osade inimeste jaoks hoopis teisele paremale tasemele ja mul on hea meel, et selline maja Haapsalu linnas on. Konkreetselt riigi otsusena eraldati siia 900 000 eurot,
aga olulisem kui see kulu või investeeringu suurus on see, et see maja on seest palju suurem kui väljast. Siia mahub väga palju erinevaid tegevusalasid, nii lastehoid, nii kool kui mitmed ruumid erinevateks tegevusteks. Ja selle üle on väga hea meel, sellepärast et siin üsna laialdaselt saab tegeleda nende teenustega, mida sihtgrupp väga hädasti vajab. On ka edaspidi mingit abi see maja vajav ja mida riik edasi teeb? Me oleme planeerinud omavalitsusi vägagi toetada selles, et osutada nii lastehoiuteenust kui kõikvõimalikke seonduvaid teenuseid ka puuetega lastele. Me mõistame, et see on omavalitsuste jaoks veel keerulisem ülesanne kui tavalastele lastehoiu tagamine ja me oleme selleks planeerinud ka Euroopa Liidu vahenditest väga suuri summasid selleks, et ühiselt tagada, et kõik lapsed, kes Eestis sünnivad ja kasvavad, et kõigile neile oleks nii päevahoid kui ka haridus tagatud. Kas puudega või abi vajavatel lastel on riigi poolt piisavalt vahendeid eraldatud? Näete te täiendavaid võimalusi? Kindlasti näen ma võimalusi ka puuetega ja erivajadustega laste suuremaks toetamiseks kui seni, nii selles osas, et erinevad abivahendid oleksid veelgi kättesaadavamad, selleks me soovime süsteemi üle Eesti ühtlustada, et ei tekiks enam sellist olukorda, et ühes maakonnas on pikk järjekord, samas kõrvalmaakonnas on abivahendid jätkuvalt kättesaadaval ja kindlasti me kavatseme panustada just nendesse teenustesse, mis on ühtviisi nii hoiuteenused võib-olla perekonna jaoks, aga kindlasti ka arendavad ja loovad ja harivad teenused laste endi jaoks, et sellesse me oleme planeerinud päris tõsiselt panustada. Sel majal ja sel on väga kurb ajalugu ja see, kui maja nõukogu esimees täna siin kandis ette laulu, et uus saaks taas alguse, siis selle laulu ka muidu väga ilus sõnum läks siin väga paljudele väga sügavalt hinge ja ma kindlasti ühinen selle sõnumiga ja nende heade soovidega, mis paljudel siin olid, et seda kurba minevikku küll meeles hoida, aga see siiski ka rahule jätta, et uus saaks taas alguse.